mul on tunne, et see on teema, mis jõuab meieni siis, kui tehakse kampaaniat. Et nüüd me kampaania korras teadvustame inimestele, et selline asi meie seas toimub. Ja siis kõik inimesed selle kampaania ajal mõtlevad, et vaat kui õudne. Ja võib-olla kui see kampaania läbi saab, siis igapäevaselt enam keegi selle peale väga ei mõtle ja siis ei jõua enam ka meie pilti nii palju. Ja tegelikult, kui sa küsid, et kas see balanss on kuidagi paigas või kas see on paigast ära, siis mina arvan, et see on paigast ära. Sest et ma arvan, meie igapäevaeludes me ei mõtle selle peale või me ei tegele sellega. Või me paneme silmad kinni ja me ei taha tegeleda. Isegi siis, kui me võib-olla teame või tunnetame või oleme ise osa sellest. Ja võib-olla tihtipeale on ka see, et miks me ei taha sellest rääkida, on see, nagu ma enne ütlesin, et tekib mingi teatav ebakindlus, et sa ei oska sellest nii-öelda nagu rääkida või olla see eestkõneleja või öelda õigeid asju. Et kas ma olen piisav, et minust oleks üldse abi kellelegi. Tundub, et seda dialoogi on vähe, see tähendab seda, et me ei ole tekitanud piisavalt turvatunnet nendele inimestele, kes on ohvrid, et nad oleksid valmis rääkima. Et me teaksime, mis toimub ja et neid kõrvu, kes kuulevad, et neid oleks ka piisavalt palju, et nad saaksid ka aidata. Ehk siis nagu see avatud nii-öelda diskussioon sellel teemal minu arust puudub.